Jätkame jumalakartuse teemaga. Oma eelmistes kõnedes olen jaganud tekste psalmide ja õpetussõnade raamatust. Seal on hämmastav hulk hüvesid ja õnnistusi, mis on tõotatud neile, kes kasvatavad endas jumalakartust. Siin on mõned neist hüvedest ja õnnistustest, mille me jumalakartusega seoses leidsime ning see nimekiri pole kindlasti täielik. Esiteks, pidev vaimne puhastus. Jumalakartus on puhas ja kestab igavesti. Teiseks, elu. Palju häid päevi. Leiame sealt oma 1/2 erinevat lõiku, kus on elu oma täiuse, pikkuse ja kvaliteedi poolest on seotud Jumala kartusega. Ja siis õnnistatud ja õnnelik perekond. See tõotus antakse psalmis 128. See hõlmab meest, tema naist, lapsi ja samuti tema tööd. Neljandaks, vabanemine kõigist halbadest hirmudest. Jumala kartus annab tugeva lootuse. Viiendaks, turvakoht ehk varjupaik. Kuuendaks, vabanemine saatanlikest püünistest, mis meid lõksu püüaks ja tooks surma, nii füüsilise kui vaimse. Seitsmendaks, püsiv rahulolu. Inimene, kes kardab Issandat, on rahul. Minu jaoks tundub see suurepärane lubadus. Kui vaadata tänast maailma, siis näen väga vähe inimesi, kes on püsivalt ja tõeliselt rahul. Ja siiski, see on jumalakartlikele tõotatud tulemus. Kaheksas, kaitse kurjuse rünnakute eest. Jumala kartus ei lase kurja ligi. Üheksas, rikkus ja au. Ja 10, lootus, mis ulatub hauast kaugemale. Need on vaid mõned paljudest õnnistustest ja hüvedest, mida lubatakse neile, kes endas Jumala kartust arendavad. Tänases kõnes annan pildi inimesest, kes on väärt neid õnnistusi nautima. Pöördume kõigepealt Vana Testamendi 2. ajaraamatu 16. peatüki juurde. Salm 9, üks tähelepanuväärsemaid salme pühakirjas ütleb järgmist. Sest Issanda silmad jälgivad kogu maad, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega hoiavad tema poole. Issanda silmad otsivad kõikjal maa peal teatud tüüpi inimest ja usun, et Issanda silmad tähistavad siin püha vaimu. Nad otsivad teatud tüüpi isikuid, sest Jumal tahab end nende inimeste nimel tugevana näidata. Milliste inimeste? Inimeste, kelle süda on tema suhtes täiuslik. Teine, moodsam tõlge ütleb, sest Issanda silmad vaatavad üle kogu maa, et tugevdada neid, kelle süda on täielikult temale pühendunud. See on sama pühakiri, kuid veidi erinev tõlge. Üks ütleb, kelle süda on tema vastu täiuslik, teine ütleb, kelle süda on täielikult pühendunud temale, see tähendab Issandale. Mõelgem korraks, mida see tähendab. Süda on täiuslik. See tähendab, et selles südames pole ühtki osa, mis oleks Issandast eemale pööratud. Selle inimese kogu süda on keskendunud Issandale. Tema kogu suhtumine on, kuidas ma saan Issandale meele järele olla. Mida Issand minult nõuab. Kuidas Issand sellesse olukorda suhtub. Kuidas suhtub Issand sellesse valikusse, mille ma teha kavatsen. Sellise inimese südames ei ole kohta, mis püüaks Issandast ära pöörduda või tema eest midagi varjata või teha midagi, mida ta ei pruugi heaks kiita. Ja teine tõlge on samuti ilus, kelle südamed on talle täielikult pühendunud. Arvan, et täielik pühendumine on Jumala kartuse jaoks hädavajalik. Nad on täiesti pühendunud Jumala teele, Jumalale meele järgi olemisele, tema tahte täitmisele. Teatud mõttes võime öelda, et nad on sillad põletanud. Tagasiteed pole. Nad on astunud otsustava sammu. Piibli alusel enamus Issanda teenistusse kutsutud inimestest pidid seda ühel või teisel viisil tegema. Nad pidid võtma kohustuse, mis oli teatud mõttes tühistamatu. Tagasiteed polnud. Ja ma näen inimeste elus sama ka tänapäeval. Ma tean, et see oli tõsi ka minu enda elus. Võin rohkem kui üks kord tagasi vaadata olukordadele, kus selleks, et täita Jumala tahet, pidin võtma kohustuse, mis oli pöördumatu. Ma ei saanud selle tühistamiseks midagi teha. Tagasiteed polnud. Kui Jumal seisab teie ees, pakkudes sellist kohustust, ärge kartke seda vastu võtta. Kui te oma sillad põletate ja astute välja usus, siis Jumal avab teile asju, mida te kunagi ei avastaks, enne kui olete täielikult temale pühendunud. Kõigepealt pühendumine, seejärel ilmutus. Jumalal on palju imelisi saladusi, mida ta ei avalda inimestele, kes pole temale pühendunud. Esitan veel kord need 2 tõlget. Ma tahan, et te nende üle järele mõtleksite. Soovitan teil need pühakirja tekstid läbi lugeda ja nende üle ikka ja jälle mõelda. Üks ütleb, kelle süda on täiuslik Issanda suhtes. Teine ütleb, kelle süda on täielikult temale pühendunud. Kas teie süda on Issanda suhtes täiuslik? Kas teie süda on täielikult temale pühendunud? Nagu näete, selline inimene vaatab iga probleemi peale Jumala vaatenurgast. Ta küsib endalt, kuidas Jumal seda näeb. Mitte seda, kuidas see minu jaoks laheneb, kuidas see mind mõjutab, mis see minu jaoks annab. Ja see suhtumine tühistab inimese elus kõik muud motiivid ja surved.
me kõik teame oma kogemusest, et meie elus on palju sisemisi pingeid, mis püüavad meid teatud asju tegema panna, kuid need ei pruugi olla asjad, mida Jumal soovib. Näiteks hirm avaliku arvamuse ees. Väga paljud inimesed lasevad oma elu mõjutada hirmul selle ees, mida teised inimesed arvavad või ütlevad. See on halb motivatsioon. Ja siis on ilmne omakasu ajend. Inimesed, kes on väljas edu, kuulsuse, rikkuse pärast. Ja siis on veel üks motivaator, mis on tänapäeval väga levinud. Meelelised naudingud, meelemõnu otsimine. Me näeme enda ümber lugematul arvul inimesi, keda motiveerivad kas mõned või kõik need surved. Ütlen veel ühe asja. Inimesed, keda need motiivid juhivad, on kergesti kõigutatavad. Nad on ebastabiilsed, nad on ebausaldusväärsed, nad ei leia häid sõpru, nad ei ole head kaaslased, nende peale ei saa loota. Nende häda on selles, et nad pole endas kunagi arendanud jumalakartust. Et anda pilt inimesest, kes on endas jumalakartust arendanud, pöördume Vana Testamendi teise osa, seekord prohvetite poole. Prohvet Jeremia 17. peatüki salmides 5-8 annab Jeremia meile püha vaimu inspireerituna pildi 2 inimtüübist. Üks neist on õnnistatud, teine neetud. See on kummaline, kuid õnnistamise ja needmise vahele ei mahu kuigi palju. Meile meeldib alati jätta oma ellu mingi hall ala. Et ma pole eriti õnnistatud, aga pole neetud ka. Ei ole kindel, kas see on pikemas plaanis pühakirja põhine. Loeme kirjelduse Jeremia 17. peatüki salmidest 5-8. Kõigepealt inimese kohta, kes on neetud, ja siis sellise inimese, kes on õnnistatud. Nõnda ütleb Issand. Neetud on mees, kes loodab inimese peale, kes peab liha oma käsivarreks ja kelle süda lahkub Issandast. Tema on otse kui kadakas nõmmel, mis ei näe head tulemas. Ta asub kõrbe kivirägas, soolasel, elamiskõlbmatul maal. See on pilt mehest, kes on neetud. Ja tema probleem on selles, et ta süda on Issandast ära pöördunud. Tema süda ei ole Issanda suhtes täiuslik. Ta loodab ise endale, oma nutikusele, oma pingutustele, oma võimetele. Ta teeb ise oma plaanid, ta teeb ise oma valikud. Vaatame nüüd vastupidist pilti meest, kes on õnnistatud. Aga õnnistatud on mees, kes loodab Issanda peale, kelle lootuseks on Issand. Tema on otse kui vee äärde istutatud puu, mis ajab oma juuri ojakaldal ega karda, kui palavus tuleb. Ja põuaastal ta ei muretse ega lakka vilja kandmast. See on ilus pilt. Toon mõned kirjeldused, mis käivad puude kohta, kuid kujutavad inimest. Ta ei karda, kui kuumus tuleb. Märkate, et Jumala kartus kõrvaldab negatiivsed hirmud. Tema lehed on alati rohelised. Ta on värske, ta on roheline. Ta pole kunagi räsitud, ta pole kunagi närbunud, ta pole kunagi kuivanud. Põuaastal pole tal muret. Kas teie tahaksite selline olla, et poleks muret isegi põuaastal, kui kõik teised närtsivad ja on meeleheitel? Tal pole muret ja ta ei vea kunagi alt, ta kannab alati vilja. See on pilt mehest, kes kõnnib ja elab Jumala kartuses. Mehest, kelle süda on täiuslik Jumala suhtes. Mehest, kes on täielikult Jumalale pühendunud. Ja sellest tulenevad küsimused, mida tahan lõpetuseks küsida. Kui sügavale ulatuvad teie juured ja mis on teie eluallikas? Sest Jumala kartuses ulatuvad meie juured eluallikani, mis on Jumalas endas.